Nii kaua tambime, kui endal ka natuke hakkab koitma kuskilt otsast. Öeldakse, et Ishopanishadides on selline värss, kus Jumal ütleb, et Sri Krishna Bhagavan ütleb, et mina olen soovide täitja. No kõikide soovi. Isegi kui see on mingi puusse soov, et sa õppetundi saada, siis ta annab sulle, kui pane näiteks puusse, saad selle kogemuse ka, kuna on see, mäletad, valikuvabadus, armastuse valikuvabadus. Aga üldiselt üks munk ütles jälle kihtilt, et kes oleme meie, et öelda, et Jumalale, et tee nii ja miks sa nii tegid ja nagu me oleks, nagu me haldaks või valdaks midagi. Et me ise, kui sa analüüsid oma keha, füüsilist keha, isegi keha funktsioone, kõike haldavad looduses stiihiad ja energiad, eks, kelle taga on siis algne jõujaam, eks, algne isiksus. Et seal küünekasv, eks, seedimine, juuksekasv, kõik organismi töö, eks, toit läheb sisse, kuidas see toit töödeldakse, ajurvedas seletatakse, siis 6 sorti erinevat tuld on nagu peentasandil tuld, kuidas nad siis energeetiliselt selle füüsilise teevad, nagu siis ka peenkehasse seda energiat annavad toidust. Et terve selline suur mehhanism ja siis meie tuleme, eks, siis väiksed jankud, hästi siirad ütleme, et nii peaks asjad olema, et see on vale, et siis peaks nii. Ütleme mingis mõttes muidugi, et on pühakirjad, on reeglid, eks ju, me näeme elus, eks ju, me oleme ise valesti teinud ja teised teevad, et see, sellest ei ole midagi, aga mõtlen just soovid, et asjade kiirendamine või mis me näeme enda soove ka, kui naeruväärsed nad on, et mingi 2-aastase lapse soov erineb 3-aastase lapse soovist ja nii edasi, kuidas meil need soovid ja arusaamad elust ja pretensioonid ja üleelamised, kui kehalised ja kui nagu selles hetke samastamistest nagu on. Et see on nagu naeruväärne, tegelikult peaks olema meil piinlik üldse soovida midagi, sest me ei ruuli midagi ei ole loonud, et meil on ainuke variant on tegelikult, kui see pilti jõuab nagu selgemaks, on koostööd teha kõrgemate ilusate armastuse teaduste järgi. Ja siis meil on siis siin, me oleme ka nagu Jumal on andnud, kõik on nagu erinevad tüpaažid, nagu väiksed jõujaamakesed, ja siis on see energia nagu selline. Me tahame nagu anandat, õndsust, me tahame unistusi, seiklusi, et unistused täituks, siis seiklused, eks, ja me tahame nagu armastust tunda, et me oleme armastatud ja armastame, nagu armastada vastu, eks ju. Ja kõik see nagu erinevad sellised šaktid või potentsid või emotsioonid ja tundemaailma nagu varjundid nagu pulbitsevad ja siis me nagu suuname neid ja siis üritame neid nagu toita, eks ju, normaalne läbi füüsilise keha, läbi peenkeha, läbi hinge, eks ju. Ja aga tuleb välja, et kuna me samastame ennast nende väliskihtidega nii tugevalt, nende ajutiste materiaalsete kihtidega, ma olen see keha, ma olen selles parteis, see vanus, see rikkus, eks ju, see ilus, kole, terve, mitte terve, kõik, et siis meil nagu see kogu see jõud, nagu see jõujaam ja see armastuse jõud, ta läheb nagu, kuidas öeldakse veedades ka, et need on sõdurid, mille peale ei saa loota. Sest tuleb surm, materiaalse energiana algus ja lõpp, eks ju, kellegile meeldib, täna meeldib, homme töötab sulle, üldse näitab sulle keskmist näppu. Kõik on nagu siin materiaalses maailmas nii ebakindel, ainult läbitud hirmust ja ekspluateerimise sellest energiast. Aga siis me nagu väiksed jõujaamakesed nagu panustame nendele asjadele. Ja kuna me muud ei tea, siis mõtleme, et see ongi elu. Aga sisemises see jõujaam või see hing, eks ju, ta ikka teab, või ta nagu ei saa aru, et sellepärast ongi nagu pettundus, sööb antidepressante või tõmbab ennast tuimaks, eks ju, läbi kõssi või millega. Et ta ei saa aru, et mis toimub, et ta üritab läbi nende vahendite, mis siin on, läbi nende siis nagu rõõmu tunda, isegi kui sa pead maksma siis kehalise tervisega või psüühiliste hälvetega nagu. Aga siis on õnneks pühakirjad ja pühakud, kui sa vaatad nagu pühakute elulugus, et kuidas nemad nagu händelevad nagu seda, et neil on ka oma potentse soovid ja kuidas nad viivad kokku nagu Jumala soovidega. Jumal on nii avar ja absoluutne, aga tal selle vastu midagi ei ole, et kas sa tahad tantsida, laulda, olla aednik, olla kuningas, ükskõik mis valdkonnas siin materiaalses maailmas, kui sa tahad nagu olla, sa tunned, et see sind innustab, siis ta nagu hea meelega laseb, sellepärast ta mitmekesisus ongi loonud, et me oleme hästi erinevad, et siis saab see ilus, see mosaiik ja see mitmekesisuse virvarr toimida, see seiklus, eks ju, et see ongi nagu kihvt, eks, sellepärast ütles, et eka sai mitmeks, eka üks sai mitmeks, et saaks seda pulli ja värki nagu, olla armastatud, natuke ära arvamatu, natuke nii arvasid nii ja läheb hoopis et see saaks nagu toimida. Siis on nagu see armastuse seiklus hästi huvitav. Et meie asi on siis väiksed jõujaamakesed hakata siis koostööd teha ja mitte niivõrd keskenduda minu hetke mingite kukuu soovidele, mis on normaalsed need impulsid, need kukuu soovid tuleb lihtsalt transformeerida nagu õigeteks, omakusu püüdmateks tingimusteta armastuseks, et näiteks ütleme, et kui olen muusik,
siis ma ei mõtle selle peale, et ütleme, et noh, et ma tahan ka niimoodi läbi lüüa nagu Elvis Presley, et kõik naised karjuvad Arne Lauri tuhandades, ma tunnen, et lõpetage ära, ma nüüd nii hea ka ei ole, aga noh, naudid seda. Noh, üks on see muusika, teine muusika on see, mõtled, et muusika, et sellega saab niivõrd palju ravida oma hinge ja teiste hinge ja ühendada see nagu Jumalaga, eks läbi muusika. Panna inimese teadus nagu sinna kõrgema valguse poole liikuma. Sellised mõttekesed.